Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 18. ülesannet, kus meil on aku elektromotooriuga 12 volti, mingi vooluring kogutakistusega 30 oomi ja kõrvaljõud teevad akus 15 sekundi jooksul laengukandjate tegemisel ära mingisuguse töö ja küsitakse meilt millist. Ja esimese sammuna, mis me teame, elektromotoori jõud ehk siis nii-öelda kogu pinge on 12 volti ja me teame, et kogu takistus ehk siis see on see nii-öelda R plus R ehk siis võib ka lihtsalt R kirjutada, ma arvan siin, on 30 oomi. Ja siis meil on mingi aeg, mille jooksul tehakse mingisugust tööd, meie puhul siis 15 sekundit, ehk siis T võrdub 15 sekundit. Ja nüüd vaatame, mis meil siin on, et me saaksime seda lahendada, sest mis me otsime lõpuks on töö, mis kõrvaljõud teevad. Ehk siis kui me vaatame siit, mis me näeme, meil on elektri all, meil on töö näiteks siin. Ja samuti me saame kasutada, kui me leiame, meil on põhimõtteliselt pinge on olemas, pinge on see elektromotoori jõud see on kogu pinge. Meil on muutus ajas olemas, meil ei ole olemas seda I-d ehk siis voolutugevust ja voolutugevuse me võime leida sellega või sellega, need on põhimõtteliselt sama meie jaoks siin ülesandes. Ja nii, kirjutan need valemid, mis meil on. Meil oli, et töö võrdub voolu tugevus, korrutada pinge, korrutada muutus ajas. Ja siis meil on vaja leida siis see vastav voolu tugevuse me saame leida niimoodi, et meil on siis voolu tugevus on elektromotoori jõud või siis pinge jagatud kogu takistus. Ehk siis see on Ohmi seadus kogu vooluringi kohta, aga see on sama põhimõtteliselt, mis see. Ehk siis pinge ja elektromotoori jõud siin on suht sarnaselt. Ja nüüd kõigepealt ma leian siis selle voolutugevuse, sest see on lihtne leida. Meil on 12 volti siin, meil on all on 30 oomi. Saame, mis ta on 0,4 amprit. Ja nüüd me saame selle siia asemele panna, ehk kui me võtame A, ehk siis see töö, mis tehakse, meil on kõigepealt voolutugevus 0,4 amprit, korrutada siis pinge, ehk siis see U on põhimõtteliselt sama, mis elektromotoori jõud meie jaoks siin on 12 volti. 12 kirjutan lihtsalt ja muutus ajas on 15 sekundit. Ja see annab meile kokku 72 džauli. Ja siis me saame vastata, et vastus on C, 72 džauli. Kui sa tead peast, siis põhimõtteliselt on olemas ka see teine valem, et see kogu töö ja siin on laeng. Aga selleks, et seda leida, sa pead esiteks teadma seda, mina ei suutnud seda praegu siit leida, võib-olla ta kuskil on, aga ma ei pannud tähele äkki. Ja siis siin selleks, et leida Q-d, seda laengut, siis sa pead teadma, et voolutugevus on laengu, ehk siis kui palju sul seda laengut on, jagatud ajaga, ehk siis kui palju laengut läheb kuskilt läbi mingis ajas. Põhimõtteliselt võib lahendamiseks kasutada ka seda, mina sain seda kasutades täpselt sama vastuse. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 19. ülesannet, kus meil on punktlaengute poolt tekitatud mingis elektriväljas, paiknevad punktid A ja B ja me peame märkima ära õiged väited. Ehk siis üldjuhul meil või üldiselt meil tahetakse siin teada, et esiteks, kas A või B punktis on meil tugevam või nõrgem elektriväli, et kummas on tugevam, kummas on nõrgem, ja teiseks, kuhu suunas see on suunatud. Ehk siis selleks on vaja teada paari asja. Esiteks, ma arvan, et me saame leppida kokku siin, mul ei ole hetkel joonlauda võtta, aga me näeme, et see A on enam-vähem nende kahe punkti vahel, kuivõrd B on siis väga lähedal või palju lähemal sellele punkti pluss laenguga punktile. Ehk siis see on esimene asi, mis me tahame teada. Teine asi on see, et me peame teadma, kuidas või kuhu suunas on suunatud miinus ja pluss laenguga siis väljad. Ma selleks kasutan ühte simulatsiooni. Ma panen selle simulatsiooni lingi ka videokirjeldusse, kui te tahate ise seda uurida.
nii, see on üks simulatsioon, ehk siis kui ma siia panen nüüd, siin on plusslaenguga mingisugune väike osake ja siis ma saan panna ka miinuslaenguga, panen miinuslaenguga siia. Ja miinuslaengu meil oli 2 miinuskuud, ehk siis ma panen 2 tükki neid. Võt, nüüd see nooled näitavad suunda, ehk siis mis me näeme on see, et elektriväli on suunatud miinus sellele osakesele ja samal ajal pluss poolt on niimoodi välja suunatud. Ja me näeme ka seda, et kui on 2 sellist, ehk siis on 2-kordne laeng, siis on see elektriväli tugevam. Seda nüüd iseloomustab see, kui heledad või tumedad on nooled. Et kui ma panen selle, see nagu elektriväli on heledam, siis see tähendab, et on tugevam. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd ma panen siia sensori. Sensor näitab nüüd, kuhu poole see elektriväli on suunatud. Kui me vaatame oma ülesannet, siis meil A on umbes siin keskel, 2 keskel umbes on, jah. Nii, ja siis B on üsnagi selle plusslaenguga asja läheduses, aga natuke temast allpool. Nüüd me näeme, vaata, mida lähemale ma panen selle sensori siis, ehk selle punkti B, ütleme, sellele pluss märgiga laengule, siis seda pikemaks see punane joon läheb. See punane joon on see vektor, mis näitab, kui tugev see elektrilaeng on. Ja me teame ka seda koolifüüsikast, et mida lähemal sa oled sellele mingile laengule, seda tugevam on see elektrilaeng, mis seda keha mõjutab. Versus kui ma olen siin kaugel, siis see punane joon läheb hästi pisikeseks, see näitab, et ta on nõrgem, see elektriväli seal. Samas, kui ma lähen lähemale, siis see joon läheb märkimisväärselt pikemaks. Nii, aga ma panen tagasi selle A siia. Ehk siis esimene vastus on see, et mina ütleks, et B punktis on see tugevam. Siis teine küsimus on see, et kuhu nad on suunatud ja siis meil öeldakse, et alla vasakule, üles paremale, mis iganes. Ja mina ütleks, et A punkt, ehk siis see keskmine punkt siin on suunatud veidi vasakule ja siis parempoolne B punkt on siis suunatud alla. Kohe vaatame, mis need vastused päriselt on, mille vahel me saame valida. Nii, ehk siis esimene vastus, mille mina paneksin ära, on see, et punktis A on elektriväli nõrgem kui punktis B ja nüüd on, kuhu poole ta on suunatud. Ma ütleks, et punktis A on elektriväli suunatud vasakule ja veidi üles. On see, mida meil küsitakse. Seda saate ise ka simulatsioonis hinnata, et kuidas teile tundub, et see on. Aga mina vastaksin sellele ülesandele niimoodi. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 20. näidisülesannet, kus meil on vaja põhimõtteliselt arvata kokku kogu takistuspunktide X ja Y vahel. Selleks, et seda ülesannet saaks lahendada, tuleb teada siis jada ja rööpühenduses olevaid seoseid takistuse vahel. Ja mul on selle seoste kohta ka eraldi video, kui huvitab, siis võite vaadata, ma panen siia lingi. Aga üldkokkuvõttes, kui sa tahad rööppühenduses leida kogu takistus, ma kirjutan niimoodi, rööppühendus tähendab siis nagu paralleelühendus, ehk siis need 2 on omavahel paralleelsed, nad on omavahel rööppühenduses. Ehk siis ma ei saa, kui ma siit lähen, ma ei saa mõlemast korraga läbi minna, ma pean minema ühest ja siis samal ajal minema ka teisest. Versus olukorras, kus ma lähen siit läbi, siis ma pean minema siit läbi ja siit läbi, ehk need 2 asja omavahel on jadaühenduses. Aga selleks, et leida rööpühenduse kogu takistust, ma pean tegema 1 R või 1 jagatud R-i, ehk siis see pöördarv ja siis see teine ka. Liidan need kokku niimoodi. Samal ajal jadaühenduses, nii, jada kogu takistus. Ja nagu ma enne ütlesin, jadaühendus ehk siis nad on järjestikuselt, jadamisi järjestikuselt. See tähendab, et ma pean liitma nad lihtsalt niisama kokku. Ehk siis esimese liidan ja siis liidan teise, võib-olla liidan kolmandaga, kui mul 3 on. Ja selle ülesande jaoks sul on vaja ka mõista, kus need on erinevad ühendused. Ehk siis mina ütleks niimoodi, et need siin 2 on jadaühenduses omavahel, samas kui need on omavahel rööpühenduses, ehk siis need 2 ja see 1 on omavahel rööpühenduses. Ja kuidas seda ülesannet hakata lahendama? Mina läheksin niimoodi, teades nüüd neid valemeid, et ma
kõigepealt lahendan ära need jadaühendused, mis ma saan lahendada, ehk siis jadaühendus, mida ma saan lahendada, on näiteks siin, see on see esimene, siis siin on see esimene, need kaks. Ja need ma saan lihtsalt ju kokku liita, ehk siis mul on R plus R, ehk siis jada kogu takistus R plus R. R plus R on 2 R-i, ehk siis siia asemele ma nüüd kirjutan 2 R-i. 2 R-i on see takistus kokku. Ja nüüd, et ma saaksin minna, ma lähen jälle vasakult paremale, ma vaatan, ahaa, nüüd on need kaks, nüüd ma saan need kaks kokku võtta, ehk siis mul on nüüd rööpühendus. Ehk siis nüüd teine osa on see ja see kokku võtta. Ehk siis mul on kogu takistus ma kirjutan, on 2 R-i, nii 1 jagatud 2 R-i pluss 1 jagatud R. Ehk siis see pluss see. Ja nüüd ma saan liita selle vastavalt liitmise reeglitele. Ma siin näiteks laiendan, siis ma saan 1 jagatud 2 R-i pluss 2 jagatud 2 R-i. Kuna nad on ühisel murrujoonel, ma saan nad, või kuna nad ühise nimetajaga, ma saan nad viia ühisele murrujoonele. Ehk siis mul jääb 2 R-i siia alla, 1 pluss 2 on 3 R-i siia. Ja kogu takistusel oli see lugu, et kogu takistus, kogu võrdub 3 jagatud 2 R-i. Nii, ja kuna siin ta on niimoodi vastupidi, siis mul on vaja ta siin ümber keerata teisel pool ka. Ehk siis näiteks ma võin kasutada võrde põhiomadust, ehk siis ma saan R kogu mis iganes võrdub nii 3 R-i, ehk siis võrde põhiomadust, need kaks asja korrutan oma vahel. Nii jääb 2 R-i. Ehk siis siit ma saan, nüüd jagan mõlemaid pooli 3-ga, et kogu takistus on 2 R-i jagatud 3-ga. Ja nüüd ma olengi leidnud selle osa takistuse. Nii, kustutan siia augu, et ma saaksin panna siia asemele selle, mis me leidsime. Ehk nii. Ehk siis siia jääb 2 R-i jagatud 3-ga. Ja nüüd mul on jälle jadaühendus ja jadaühenduses jälle mul on lihtsalt vaja liita. Jadaühenduse liitmine, nagu meil siin oli tehtud. Ehk siis mul on 2 R-i jagatud 3-ga pluss R. Ehk siis nüüd ma liidan selle kõige sellega, sest ma olen jõudnud sinna staadiumisse. Ehk siis siin pool mul on 2 R-i jagatud 3-ga, siin on mul näiteks 3 jagatud 3-ga R-i. Ja siis ma saan siit 5 jagatud 3-ga R-i. Ja 5 jagatud 3-ga R-i on ka vastus, nii et mina vastaks, et vastus on D. 5 jagatud 3-ga R-i. Ma tegin kanalile Discordi. Discordi lingi leiate videokirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.